Aiasaadet kutsub vaatama aiaväetiste tootja Biopon. Lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada, Ruuki katus. Tere aiasõbrad! Kõik imetlevad praegu kaunilt õitsevaid forsüütiaid, kuid paljud on kurtnud seda, et forsüütia kasvatus ei ole õnnestunud. Kuidas selle imelise taimega siis täpsemalt ikkagi on? Uurime Aino Aaspõllult Eesti Dendroloogia Seltsist. Kuidas forsüütia põõsast endale aeda valida? Väga tähtis on see, millise liigi me valime. Rääkida kolleegidega üle Eesti on värdforsüütia isegi selle karmi talve väga hästi üle elanud. Värdforsüütia spektabilis on Eestis olnud juba ligi 100 aastat ja tema järglased on igal aastal rõõmustanud nende omanikke. Nii et need on liigid, sordid, vormid, mida me võime julgesti kasvatada. Aga mul on aias 3 forsüütiat, mis ma olen ostnud uudishimust ja 5 aasta jooksul ei ole ühtegi õit mulle teinud. Sellepärast ma ei saa öelda, et forsüütiaid ei maksa kasvatada. Lihtsalt tuleb leida õige liik. Teda võib piiri pidada, kui ta liiga laiutama läheb. Võib teda sügise poole või enne talve võra kujundada, mõni kuivand oksake välja lõigata. Mida rammus on muld, seda uhkem ta on. Mida rohkem päikest, seda rohkem õisi. Mina oma aianaitel, ta on mul piiri peal. Mingeid kahjustusi kõige rängematel talvedel ei ole esinenud. Millal tuleks oksi tagasi lõigata? Oksi tagasi võib lõigata kohe peale õitsemise lõppemist. Mina oma põõsast ei ole kunagi tagasi lõiganud. Ta õitseb ikkagi väga hästi. Järjest leiutatakse, kui ka taasavastatakse toidu kasvatamisel erinevaid nippe ja trikke. Üks korralik aiasõber muidugi ilma kasvuhooneta läbi ei saa. Kuid miks ei võiks see olla siis selline lahendatud näiteks niisuguses arhitektuurses võtmes? Eestis on sarnane saadaval Siberi lehisest. Kasvuhoones saab peale soojalembeliste taimede kasvatamisega kõike muud teha, mida vihmase või külma ilmaga õues teha ei kannata. Sestap on mõistlik ka endale kasvuhoonesse aedniku töölaud sisse planeerida, kohvi joomisest ja läbi klaasi tehtud töö nautimisest rääkimata. Hollandlased olid Hispaanias ette kasvatanud ka lauke. Uusim neist Rosenbachianum album. Eripäraks see, et need laugud, mille õitsemist muidu on oodata juulis, on nüüd õitsemisvõimelised juba 6 või 2 varem. Ka daalia kasvatajad olid uhkeimad välja toonud. Kaunis tõesti. Helmikpööriste sõbrad näitasid aga, et helmikpööris ise on nii ilus ja mis põhiline stabiilne taim, et sellega saaks kogu haljastuse valmis teha. Täiesti uued helmikpöörised Ameerikast olid Pinky Parki, Bella Nolte ja Rio. Ei pea vist ütlema, et uhke tunne oli näha nii suurel ja tähtsal aiandusnäitusel meie enda Uno Kivistiku aretatud elulõngasorti Rüütel. Rüütel oli üks tark elulõng, kes oma nuppude avamise hoidis selleks ajaks, kui kuninganna saabus. Filmimise hetkel kahjuks ei olnud kuningannat siiski veel näha. Uudiseks elulõngamaailmas olid aga külmakindlad varaõitsvad elulõngad poolakast aretajast Stepan Marzinski poolt. Sidrunikarvaline ja roosa, Lemon Dream, Purple Dream, Pink Swing, Lemon Beauty. Eestisse peaks need Plantexisse müüki jõudma järgmisel kevadel, teadis Stepan meile rääkida. Loomulikult olid kohevate õitega kaetud inglaste lemmikud azalead ja rododendronid. Poyenge oli põnevaid ja võluvaid. Ja vaat sellise seelikuga aiamajandavad briti daamid. See proua ongi ette valmistamas peedi ja porgandipuud tähtsaks näituseks. Ja muidugi hostad. Külma kevade tõttu olla hostade näituse valmiks meelitamine olnud raske. Siin olid uudiseks kuum punasevarreline Fire Iceland, samuti müügil Plantexis järgmisel aastal.
selline valge aga on juba praegu Plantexis saadaval. Kas pole põnev? Hostadest aga räägime Paul Harrisega edaspidi. Aiadisainis otsiti ikka ka midagi erilist või üllatavat. Ei tea, kui mõistlik on selline pähklikoortega mulčimine. Prügist kujundatud taimealused on ju hea mõte, tasuta käes ja ronitaimed varjavad selle ära niikuinii. Aga nahkehistöö aias. Jah, taimedele pole ju vaja siis palju tähelepanu pöörata ja nii võibki taimkatte olla märksa tagasihoidlikum, sest stabiilne seina ja Petujõe muster domineerivad. See muide ei olegi vesi, on hoopis klaas. Siin veel üks tore söega mulčimise idee, miks ka mitte. Mõni uudis oli aga nii suur, et tema suu oli vaja kinni siduda kuni avamiseni. Üks haaval nopiti puhtaks taimed pruunistunud lehtedest ja muust ebavajalikust. Asi pidi saama perfektne ja saigi. Mida siis aga Chelsealt tähele panna tasus, rääkis meile mitmete aiadisaini raamatute autor, Londoni aiadisaini kooli õppejõud Andrew Wilson Merillin Mentaali vahendusel. Andrew, you have been judging Chelsea for many years. What's different this year? Well, I think first of all for the centenary year, I think people have pulled the stops out. It's been a difficult year though because it's been incredibly cold, and I think everybody was expecting the whole thing to be a bit of a disaster from the planting point of view. But in fact, I think it's kind of softer and a bit moodier. I think lots of the plants are in bud and very beautiful for it. So I think it's feeling much more like a sort of seasonal show rather than this kind of colour spectacular that it sometimes can be. Are there any surprises design-wise in the gardens or designers? One of the things this year is probably the variety. We're in some gardens which are very practical. 1 minute Adam Frost garden for home base, for instance, is a kind of garden for children to start to understand about growing plants for food. Really wonderful messages. And then, one garden away is this kind of Zen-like crossover, fusion, if you like, between Japan and the English landscape. That's kind of thoughtful and quiet and calm and completely different, sort of worlds apart in some ways, but neighbours virtually at the show. And I think for people visiting the show or seeing it on television, I think that will be a great delivery, a fun delivery. Construction-wise or plant-wise, are there any different ideas than previously? I think probably new ideas in terms of the way designers are interpreting their concepts, if you like. I think a lot of gardens that have a lot of detail within them. So potentially from outside, I think in lots of ways television will reveal the detail because the cameras can get into the gardens very often. From outside, the gardens may look fairly similar, but actually it's a great privilege of being a judge, really, that you can get into the gardens and see the sort of fine detail that is delivered both in the planting and in the construction. I hope that that can be something picked up and discovered through television. Kuidas rajada tõhusalt vaarika ja marjapõõsa peenart? Aias tuleb kindlasti leida see kõige parem koht, soe koht, päikseline koht, et marjad, maasikad, vaarikad saaksid palju päikest. Et siin ongi üks näide, kus on juba vaarikad istutatud päikse suunas, rida on tehtud diagonaalis ja on pandud siis kohe ka toesed ära. Selles peenras ei teki ka varju, terve päev on valgust ja see on väga tähtis üldse vaarika peenras. Sinna samasse peenrasse saabki istutada ka maasikad. Kindlasti soovitan istutada vaarikaid ritta ainult üks sort, et nad omavahel ei seguneks ja nad muidu ei suuda pärast hiljem seda peenart hallata. Siin peenras ongi niimoodi hea teha, et saab panna mitu sorti erinevaid ridasid. Seda on väga hea hallata ja inimesel on väga mugav sealt ka saaki korjata. On ka väga palju erineva valmimisajaga sorte, kus siis saab peenrasse panna just varavalmivad, keskvalmivad ja hiilisvalmivad. Siis on saaki kogu aeg. Et siin on nüüd just rajatud vaarika peenar. Selle ma rajasin siis väga viletsale pinnasele. Seal mullakihti on väga vähe.
et see peenar kindlasti oleks umbrohu vaba, siis kasutasin seal peenrakangast, mis siis hoiab ära võõrliike, ei tule sinna umbrohtu ega võõraid puude juurikaid, et siis vaarikapeenar oleks puhas kogu aeg. Et siin just kasutasin ASP Greenwordi mulda ja segasin ka sisse kompostmulda, mis kindlasti tuleks panna, et oleks ka rohkem toitained. Vaarika sordiks valisin ma Polka Saare Tõrvaaugu talust, mis on taasviljuv, väga pikalt saab vilja. Juulist kuni septembrini on võimalik täitsa vaarikasaaki saada. Kuna vaarikas on selline taim, mis tahab ka niiskemat pinnast, et läbi kuivamist ta ei talu, siis panin sinna peenrasse paksu kihi multsi, et siis hoiaks niiskust ja lagunemise teel hiljem annab ka toitained peenrasse endasse. Ja see mults, mida ma valisin, on ainuke mults, mida ma kasutan üldse aedades. Seda on hea nagu paksu kihti saab panna ja kõduneb ka kiiresti, et vaarikas just vajab sellist kõdunevat multsi peale. Et siia peenrasse nüüd tuleb kindlasti panna hiljem toed. Et kui vaarikas kasvab kõrgeks, siis ta tuleb ära toestada, et ta ei lamanduks kindlasti. Ja vaarikapeenra hoolduses tuleks kindlasti ennast kaitsta, kuna ikka vaarikal varrel on ikkagi väga palju peenikesi okkaid. Et kindlasti tuleb panna endale kaitsmed peale, et käed tuleks ära kaitsta ja mina olen kasutanud aias prille, et silmi kindlasti kaitsta, aga võib ka panna ka maski, et näonahka ei saaks kahjustada. Mina olen valinud Tamrexist siuksed kindad, milles ei tule siis selline peenike okas läbi, et kindlasti on käed tähtis kaitsta ära, et see peenike okas läheb sinna näppu kuskile, seda on võimatu lihtsalt kätte saada. Et on isegi minul läinud näpp mädanema selle peenikse okka pärast, et kindad on kindlasti väga tähtsad valida, väga head. Kui poodi minna nüüd otsima selliseid kindaid või kaitsevahendid, mis okast läbi ei laseks, siis kindlasti ei tasu küsida kohe, et nüüd vaarika okka kaitsmiseks mingid kindaid, et mina olen kasutanud keevitaja kätiseid, sealt ei tule ükski okas läbi, et need käed jäävad terveks. Sisustusveeb.ee Aiasaadet kutsub vaatama sipelgapulbri tootja Bross. Hansaplant. Vaarikapeenra hooldamine võib olla valus töö, sest paljud iludused on enda okastega ehtinud. Kuidas siiski oma okkaliste sõpradega ennast säilitades ümber käia saab, uurisime Tamrexist. Käimas muide on ka Tamrexi auhinnamäng, kus üks õnnelik meie Facebooki kasutaja saab endale väärtusliku aedniku stardikomplekti Tamrexist. Vahend, millega me aias väga tihti töötame, on käed. Käsi tuleks kindlasti kaitsta ja roosid teatavasti on ka väga okkalised ja teinekord väga ohtlikult okkalised. Ma usun, et iga roosikasvataja on ennast korraga veriseks torganud, et selle vastu saab tegelikult ennast kaitsta. Otseselt metallkinnast ei pea kätte panema, sest et oluline on ju ka veidikene tunda ja teada, mida see käsi sealt teeb. Et võib-olla roosipõõsaste ja teiste selliste okkalisemate ja ohtlikemate taimedega töötamiseks me soovitaksime nahast kindaid. Nahast kattega kindad on vastupidavamad ja nad ei lase seda okast ka väga kergelt läbi. Meil on võimalus kasutada kitsenahast kindaid, meil on võimalus kasutada seanahast kindaid, tegelikult ka loomanahast kindaid. Et nad on erineva pehmusastmega, nad on erineva tihedusega ja mida selline jäigem ja raskem kinnas, seda vähem ta tegelikult laseb seda okast sealt läbi. Aga sellega väheneb natukene kinda puutetundlikkus, et kui ikkagi puutetundlikkus on mõne töö juures oluline, siis tasub võtta pehmest kitsenahast kinnas, mis on väga vastupidav, ta on hästi pehme, mõnus on töötada ja ega see okas sealt ka väga naljalt läbi ei tule, kui otseselt ise mitte torgata, siis ta ikkagi märkimisväärselt kätt kaitseb. Ja teine asi muidugi tuleks kaitsta ise ennast ka, et kui tavalise dressiga minna aeda töötama, siis tegelikult sealt tulevad väga lihtsalt okkad läbi.
Tasub endale ka korralikud tööpüksid ja võib-olla ka mingisugune jakikene soetada, sest et tööriided on enamasti tehtud ka sellisest vastupidavast ja heast materjalist, kus samamoodi ka okkad ei tule läbi ja hoiab ka puhtust ja kaitseb ka selles mõttes. Tamrex müüb väga kvaliteetseid Snickersi töörõivaid ja nüüd sellel kevadel on meil tulnud välja ka naisteriided, väga uhked Snickersi naiste püksid naiste lõikega, väga mugavad, mõnusad ja kui selline püks on kodus, siis ma usun, et on ühel aednikul väga pikaks ajaks abimeheks, et sama lugu on jopega ja ka naiste jalanõud on meil nüüd välja tulnud. Toredaks ja heaks uudiseks rohenäppudele ja aednikele on meil ka uued kindad, väga kaunid ja ilusad roosad aiatöökindad, need on PU-kattega, need on sellised puutetundlikumad ja teine uus kinnas on meil latekskattega, need on elastsemad, nad on natukene paksemad, veidikene vähem puutetundlikud, aga kannatavad natuke rohkem niiskust, et siin tuleb siis valida või siis võtta üks teisest, et teinekord on natuke märjam töö ja teinekord on veidi kuivem. Et tasub nendega kindlasti tuttavama tulla, et ma usun, et need meeldivad. Kui sipelgad on muutmas olukorda kodus, peenral või kasvuhoones oma äranägemise järgi meile keeruliseks, on suuremaks tõrjumiseks vaja appi võtta sipelgapulber. Et töö efektiivsem oleks, tasub üles otsida sipelgapesa, sest seal on sipelga ema, kus tuleb väikseid sipelgapoegi lõputult juurde. Kui tekkepõhjus on hävitatud, võib kindel olla, et olete probleemist jagu saanud. Jaan Kivistik ütles, et pookimine võiks lausa üldhariduskooli programmis olla. No võiks tõesti. Meile õpetabki nüüd Räpina aianduskooli õpetaja Sirje Tooding, kuidas näiteks hariliku sireli peale kultuursorte pookida. See on harilik sirel ja siin on ta kasvanud päris kaua aega, aga neid kõrvale tulnud kasve saab kasutada väga hästi pookimiseks. Et see on nagu alustaim, harilik sirel, aga poogime talle siis külge kultuursordi. Ja ma kaevan ta siit välja, ta ei ole väga sügaval. Ja leidsingi ilusa taimekese ja saangi endale sireli. Ma teen siis sellest harilikust sirelist teen kultuurse sireli. Mul on varutud kultuursireli oksad. Kui ma pärast hooldan neid nii, et nad ära ei närtsiks, siis täiesti asi õnnestub. Võtan siis selle juurevõsu, lõikan küljest sellised kuivanud nukid, puhastan enne lapiga ära ja nüüd teen siis sellise jätkamislõike pikkuseks umbes 3 sentimeetrit. Kui on peenikesed oksad, siis võib ka lühem olla, aga väga lühikest on halb siduda. Ja nüüd teen talle siis vastuseks sordist lõigatud oksale ka samasuguse lõike, umbes sama pika lõike. Kui on nüüd pungad puhkenud, siis 5 punga on palju jätta. Jätan ainult siis 3 pungaga. Kui lõiked tulid nüüd erineva pikkusega, siis pannakse need lõiked niimoodi kokku, et enne jäägu see lahtine haav näha, kui niimoodi, et see üle jääks. Ja see on teibiga. Kui teipi ei ole, siis võib kasutada täitsa tavalist kileriba. See on nüüd siis see kuni ilusam. Aga nüüd teisele ma panen kile. Nii, ja nüüd ma siis poogin ka sellisele sireli juurevõsule, mille ma siis maa seest kogemata kaasa võtsin. Ja teen talle siia siis pookoksale lõike. Kärbin 3. punga pealt ja panen nad kokku. Kui on erineva jämedusega, siis tuleb ühe külje peale panna. Nüüd ma proovin siis kilega siduda. Keeran selle lühema otsa siia alla. Vaatan, et ta püsiks paigal. Punga juurest võin teha keeru. Lihtsalt tugevalt seon kinni ja nüüd teen sõlme ja sakutan, pingutan ja vaatan, et kile jääks kinni. Ja sai ka tavalise kilega. See kile on lõigatud tavalisest poes olevast aianduslikust kilest. Umbes 30 sentimeetrit ja 1 sentimeeter laius.
Teip laguneb ise, ta on bioloogiliselt lagunev materjal ja ta hakkab õues ja kui mullaga kontaktis on suhteliselt kiiresti lagunema, nii et kuskil kuu ajaga on ta juba kuskilt habrastunud järgi andnud. Aga kile see jääb ja seda peab siis kontrollima, et kui sissesoonimise oht on, et siis tuleb ta lihtsalt ära lahti võtta ja vajadusel uuesti siduda. Need poogitud taimed võiks siis istutada kilekotti või panna kuskile kasti, kus saab hoida ka siis niiskust, et ajutiselt on kastis. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Seniks katsuge õnne meie Facebooki auhinnamängudes. Kohe on mitu neist lõppemas ja kuulutame välja ka uue Mõdriku iluaia 100-eurose kinkekaardi loosimise. Sadolin toob teieni vabaõhuetenduse sõprusest, golfist ja armastusest. 4 paaris mängivad Egon Nutter, Raivo Rüütel, Sulev Tepart ja Lauri Nebel. Alates 12. juulist Jõelähtme golfikeskuses.